Sellal, kui kristlased üle maailma on leinas paavsti surmajärgselt, käib Vatikanis tegelikult juba kibekiire toimetamine selleks, et kutsuda kokku uus konklaav ehk siis protsess, mille kaudu valitakse uus paavst. Ja seda ümbritsevad väga mitmed erinevad traditsioonid, väga mitmed erinevad kombed, muuhulgas ka salatsemine ja saladuslikkus. Sel aastal on need, kes selle saladuse hoidmise eest vastutavad, vastamisi uute tehnoloogiliste väljakutsetega, näiteks tehisaru, droonid, satelliidifotod, valeinformatsioonikampaaniad, muuhulgas ka mikroskoopilised mikrofonid ja muu selline. Sisuliselt võib jagada siis erinevad meetmed, kuidas seda saladust tagatakse, kaheks. On administratiivmeetmed ja füüsilis-tehnilised meetmed. Administratiivmeetmeteks näiteks on see, et kõik kardinalid on andnud vaikimisvande. Siis füüsilis-tehnoloogilised meetmed näiteks on see, et alates 2005. aastast on keelatud mobiiltelefonid konklaavis. Korjatakse ära kõik elektroonilised seadmed, korjatakse ära telefonid, keelatud on teleka vaatamine, ajakirjade ja ajalehtede lugemine, kirjavahetus, sõnumivahetus. Keelatud on välismaailmaga ühendust võtta. Muuhulgas kõik kardinalid magavad ühes selleks otstarbeks rajatud hostelis. Muuhulgas on näiteks keelatud ka aknast väljavaatamine. Ehk täna satelliidifotod võimaldavad teha inimese näost väga täpset pilti ja tehisaru on võimalik panna ka siis inimese huultelt lugema, ehk siis täiesti uued väljakutsed. Kõik aknad kaetakse privaatsuskilega, ehk et akendest sisse ei ole võimalik näha ei droonidega, ei kuskilt kaugete pikksilmade binoklitega. Samamoodi tehakse kõikides hoonetes lutikatõrje või siis pealtkuulamisseadmete otsimine. Samuti paigaldatakse hoonetesse segajad, mis siis blokeerivad elektroonilise signaali kahe seadme vahel, ehk et ei ole võimalik ei telefoni ega raadiosignaali edastamine teise seadmetesse. Kindlasti on veel erinevaid meetmeid kasutusel, mille kohta täna infot kuhugi lekkinud ei ole, aga teada on, et protsess on üks paremini varjatud saladusi maailmas.